Kõik on kirjas, mis te peate tegema. Teete oma ülesanded ära, leiate punktid ära, lõpus on kaardivahetus, vaatate, mis numbri, tulete, vahetate kaardi uuesti. 3 kaarti saate, 3 korda käite. Eks? Punkte on päris palju, teil on mingi 9 punkti kokku, see jalutamist ei soosi. See tähendab seda, et kui te kõik asjad tahate ära teha, te peate ikkagi jooksma. Kas te teate mõningaid tooteid? Ja kõige tavalisemad on need mokatubakad, ehk siis Rootsist pärit snuffid, et need on kõige rohkem kasutuses olevad. On siis võimalus kahte moodi seda kasutada. Eestis on siis enam levinud kas padjakesena või siis niimoodi põske panna. Ma ei tea, kas see visuaalselt väga ilus pilt on, aga põhimõtteliselt niimoodi siis noored käivad. Ja miks see nagu probleemiks on? Sest tänapäeval ka väga paljus ajakirjanduses on siis infot selle kohta. Ja probleem on see, et ta on Eestis keelatud, ta on 2 Euroopa riigis lubatud, on närimistubakas ja nina ehk nuustubakas. No nina ja nuustubakat meil nagu väga ei kasutatavad. Need on need, mida filmides näete, et tõmmatakse ninna, eks. Selle närimistubaka kõige suurem miinus, mis on, seal on esiteks palju kemikaale, üle kuskil 2500 kemikaali, aga mis on kõige hullem, nad sisaldavad nikotiini, aga kuidas hästi kiiresti nikotiin verre läheb. Selleks on sinna närimistubaka sisse jahvatatud peenikeseks klaasikilde. Aga seda pulbrit siis tõmmatakse ninna. Siis on olemas ka siis kuiva nuustubakat. Kes levitab oma fännidele? Karl Jugenberg. Aga selle pikk käsi paistis sealt meeste summast. Näete, milliseid suurepäraseid individuaalset meisterlikkust näitab üles Robin.
Suurepärane tõrje. No nii, kurb aga tõsi, 2-0, õpetajad tahavad kangesti jõuga ära teha. No nii, Liiva fänniks, kellele fännati kaasa teha? Miku fänne on ka. Andres Paeva fänn. Miks kõik õpetajate fännid, aga 7. tipru ei ole? No näed, tuli ära. Vahepeal suruvad õpetajad, siis 7. C. Oi, kui ilus tõrje! Milline luhta läinud võimalus. Värava suule tuleb ei keegi muu kui Liivo. Aga nagu ikka öeldakse, jalgpallis mäng lõpeb siis. Ja 7. C vaatamata ilusale ja hingestatud mängule peab vist leppima ikkagi teise kohaga. Ja nõnda see on, mäng on lõppenud, jääb üle autasustada mõlemat võistkonda. Ja kaasneb ka auhind õpetajatele, ma ei saa väga siia selle kõlari juurde ette tulla. Siin on teie väike motivatsioonipaketike. Oigo, sorry, kohtunik, täitsa katakas. Suur tänu. Ja loomulikult palju tänu ka kohtunik Robin Nirgile. Aga ma pole siin täna üksinda. Minuga on kaasas veel vanem teada Eiman. Tervitusi ja ka mina ei ole üksi. Mina olen enda sõbrakaasa, kelleks on doktor Herman. Ja mina ei ole siin mitte üksi, mul on hea meel kutsuda lavale dotsent Moltšanova. Ning minuga on dotsent Prints. Meie oleme Rakvere teatrigümnaasiumi teadusteatri tipp ja näitab arvanud sellest, et vulkaanid võiksid välja näha midagi, mille kuju sarnaneb sellele võiksime kaasa. Ja teiseks on seal midagi, mis kuskilt alt üles tuleb. Ja võt selle me teeme koos siin valmis järgi. Nii kui 2 abilist on juba saanud osa riiki valmis, nüüd saab järgmine abiline tulla kohe. Ma paneksin selle riigi pulbri siia ära. No nii. Ja sealt tulebki meie eriti mitmevärviline vulkaan. Kõigepealt on otsust roheline, siis näeme, et siit tuleb mingisugust roosat värvi välja. Liisa, kas sinu vulkaanid on värvilised? Värvilist vulkaan ei ole mina küll näinud varem. Aga ma tean, et praegu seal taga üks inimene nimelt professor Marsin on juba üsna kannatamatu ja tema teab, et ta suudab teha palju paremat vulkaani, kui mina suudan teha hulka rohkem mahtu. Nii et professor Marsin, ma annan sõna sulle üle.
räägi siis meile, kuidas sul tuli selline idee saada maha üritusega näitlemine võrdub elamine? No tegelikult idee tuli täiesti nagu lambist nii-öelda. Et ma lihtsalt istusin, ma ei teinud mitte midagi. Oli umbes kell 1 öösel, just see aeg, millal nagu ideed genereerivad kõige rohkem. Ja ma lihtsalt istusin ja mind lihtsalt sähvatas see ideed. Aga miks mitte teha selline nagu teatri meisterklass koolitused ja mulle väga meeldis see idee ja siis ma ütlesin, et peaks seda rakendama. Ja kellele on see koolitus suunatud eelkõige? Üldse see koolitus on suunatud gümnaasiumieale, ehk siis isegi 9. kuni 12. klassini. Ja mida siis selle aja jooksul ette võetakse või mida sa inimestele pakkuda annad? No üldse selle ürituse eesmärk on mitte tavaline nagu teatrikoolitus, et õppida inimesed kuidagi õiget moodi näitlema, vaid eesmärgiks on panna inimesed suhtlema, saada üle sellest suhtlemiskartusest, sellepärast et täna nii palju noori kardavad üksteisega suhelda. Ja just sellel õhtul ma tahan seda rakendada, et noored suhtleksid ja kõik see on minu eesmärk, see eesmärk on lihtsalt nii-öelda pakitud sellesse näitamiskoolitusse. Ja mis sa arvad, kas see on nüüd ainukordne juhtum või siis võiks sellest saada selline ürituste koolituste sari? No see on tegelikult plaanitud nagu ainukordne. Ja kuidas sul on läinud selle korraldamisega, et kes on sulle appi tulnud ja et ega sa ei pea ju ometigi üksi seda tegema? No põhimõtteliselt ma teen seda üksi, aga alguses ma üldse pöördusin nagu meie õpilasesinduse presidendi poole, Rein Öönmani poole, et mul on selline idee, et tahaks seda korraldada. Ja siis lihtsalt ta andis mulle paar näpunäiteid, et kuhu minna ja siis kellegilt veel küsida ja natuke konsulteerisin Tiina Kippeliga ja et nii-öelda sain niimoodi rohelise tule, ütlema. Ja kui sina tahad tulla ja mõnusalt suhelda ja samas õppida ka natuke näitlemist, siis ma kutsun ka sind teatriõhtule näitlemine võrdub elamine 7. novembril kell 6 RRG aulas. Tere! Oleme täna tulnud Reali TV kaameratega siia Rakvere gümnaasiumi aulasse vabaühenduste laadale, kus siis Rakvere Reaalgümnaasiumi ja Rakvere gümnaasiumi abituriendid valivad endale sobiva vabaühenduse, millesse praktikale minna. Kust tuli idee selline võimalus pakkuda abiturientidele, et nad võiksid vabaühendustesse praktikale minna? See on pikka aega olnud tegelikult selline mõte, et kodanikuharidust pakkuda otseselt õpilastele seal kohas, kus nad tavaliselt õpivad koolis, et võiks olla ja siis kus ikkagi ühiskonnaõpetuse raames ja nagu on avalik sektor, erasektor ja siis kolmandast sektorist, kui tuleb juttu, siis saaks nad ise praktiliselt kogeda seda, mis vabaühenduses toimub, kuidas see töötab ja millised neil on endal võimalused oma potentsiaali rakendada vabaühenduses. Kas te arvate, et see projekt võiks olla jätkusuutlik, et ka järgmisel aastal saaksid abituriendid proovida kätt mõnes vabaühenduses? Kuna see oli pilootprojekt ehk siis prooviprojekt, siis see oligi mõeldud selleks, et seda teada saada ja minu hinnang on, et peab kindlasti tegema ja üle Eesti tuleb ainult leida inimesi, kes seda korraldaks. Tänan ja edu teile! Aitäh! Kuidas te tänase üritusega rahule jäite või kas teie arvates võiks kooli noortele veel tutvustada igasuguseid MTÜ-sid? Minu meelest on see lausa väga vajalik, sest et kuidas me saame muidu sideme nooremate ja vanemate vahel või tegijate ja mittetegijate vahel. Neid on vaja siduda kuidagi kutsuda. Ja kas te arvate, et tänane üritus või selline projekt võiks olla iga-aastane just abiturientidele? Ja. Sest meil on suur unistus nende abiturientide, kes praegu praktikale tulevad, arendada teemat vabatahtlikkuse tee Rakveres. Suur aitäh teile ja jõudu edaspidiseks! Kuidas teile meeldib selline projekt?
täitsa meeldib, miks ei meeldi, see on väga tore, sellepärast et MTÜ-de ja vabaühendustega ongi kogu aeg olnud noortel see vale arusaam, et see on ainult vana inimesed, nad istuvad seal ja teevad oma rahvatantsu ja iganes, aga see on lihtsalt nii palju suurem asi ja väga tore on sellest rohkem teada. Kas te arvate, et selline üritus peaks jätkuma iga-aastaselt? Jaa, kuna see praegu, meie oleme nii-öelda katsejänesed siin 2 koolis abiturientidena, siis ma arvan, et ma loodan, et kõik läheb hästi ja et ka üle Eesti kõik teised koolid saavad selles osaleda. Kui raske oli valida seda MTÜ-d, millele siis praktikale minna? Ei olnud väga raske, sellepärast et see Lillekool, mille siis me mõlemad valisime, siis ja see oli Lillekool, mis sai valitud, siis see paistis teistest lihtsalt nii palju rohkem välja oma võimalustega ja oma eesmärgiga. Kas on ka mingeid kartusi või mida peaks ette valmistama enne, kui sa praktikale lähed? Ei ole, selles mõttes, et mul ei ole kunagi olnud probleeme inimestega suhtlemisel, seega aga siis ongi väljakutse, et erivajadustega lapsed, et kuidas nendega hakkama saab. Aitäh ja edu sulle!